Paljud taimed meie koduaias vajavad kasvamiseks tugiseina võrestikseina näol või siis sellist tihedamat seina, mis tagab nendele soojema kasvukeskkonna. Tihtipeale me jätame sellise töö kevadeks. Kevadel aega küll teeme ära. Aga kui kevad ükskord käes on, siis ajast napib ja töö jääb jälle tegemata. Seepärast on mõistlik sellised sõrestikseinad ja varjeseinad praegu sügisel ja talvisel ajal ära teha. Seda enam, et nädalavahetustel tegelikult ju aega meil on. Ja meiegi võtame täna meistrinurgas ühe sellise varjeseina ehitamise ette ning materjaliks mina valisin välja, näete selle 145 mm laiuse peensaetud laua. Peensaetud laud seepärast, et tal on kerge karvasus siin olemas ja ta hoiab värvi paremini peal ning selle aia postideks ma võtan kuivatatud ja kalibreeritud prussi 50-50. Seda sellepärast, et selline 50-50 pruss istub täpselt metallist posti otsiku sisse, millega on seda seina väga hea paigaldada. Kui materjal olemas, siis tuleb teha ka tööriistade valik ja sellise töö tegemiseks, kus on väga palju laudade nii-öelda järkamist, on minu meelest kõige parem tööriist. On järkamissaag. Suurem saepink ei ole nii mugav täpse järkamistöö tegemiseks. Seda enam, et tänapäevastel saagidel praktiliselt kõigil on peal ka laser. Saag on mul ühendatud tolmuimejaga, mis hakkab automaatselt tööle, nii kui ma sae sisse lülitan. No see on praktiliselt kõigil ehitus tolmuimejatel see süsteem olemas ja võimaldab kogu protsessi väga täpselt juhtida ja tolmu on ka vähem. Ning nii nagu ma juba algul ütlesin, siis seekord on plaanis meil teha selline tuuletõkk sein soojalembelistele taimedele ja parim hetk ja aeg seda tööd teha on tõepoolest siis talvel või hilissügisel praegu siseruumides. Endal mõnus ja puit püsib kuivana, seda enam, et me teeme ja peame tegema ära ka väikse värvimistöö siin. Märge peale ja kontrollige esmalt ka seda, et kummale poole sae ketast nagu laser näitab, et mitte ei lõika oma detaili nii-öelda saedi paksuse jagu lühemana. Nii, mul jääb antud juhul laserijoon jääb siia vasakule poole. Ja nüüd tuleb seda protsessi korrata siin mõnedki korrad. Ja nüüd ei lähe sugugi mitte kohe kruvimiseks, vaid kõige õigem on jätkata värvimisega. Ja ma kasutan siin vesialuselist puiduvärvi ning tegelikult tööprotsessi nagu omamoodi kiirendamiseks ma ei värvi mitte selle posti kõike 4 külge ega ka mitte laudade kõiki 4 külge, vaid ma värvin ära selle kokkupuute pinna. Kui värv on enam-vähem kuivanud, siis nii nagu juba ütlesin, siis võime tegema hakata paigaldust ilma, et me teiste külgede peale värvi kannaksime ja üsna normaalne on see, et need laua otsad ulatuksid siit sellest postist mingi mõõdu üle. Mul on oluliselt lihtsam seda tööd teha, kui see mõõt on mingisugune konkreetne puitdetail ja antud juhul ma võtan siis selleks mõõduks teise posti pikkuse või teise posti laiuse ristlõike ja panen siia peale. Kruvide valik, kuna puidukruvidega on selline asi, et just vabasse keskkonda päikese, vihma ja tuulekäev puit ju tegelikult elab, ta kuivades tõmbub kokku, niiskudes paisub, siis kruvid peavad seda tõmbepinget ka vastu pidama.
Seepärast ei ole eriti mõistlik nii väga peenikesi 3 mm, 3,5 mm läbimõõduga kruve siia valida. Mina võtsin praegu kruvid siis 4,5 mm läbimõõt ja 45 pikkust. See tagab mulle piisavalt hea kinnituse siia ning tegemist on veel kruviga, millel on, näete, see sobib väga hästi igasuguste vineerplaatide kinnitamiseks ka. Tal on siin selline freesi osa, mis suurendab seda augu läbimõõtu ja kinnitatav materjal jääb natukene vabamalt toimima. Tihtipeale ehitusmehed kasutavad nende vahede sättimiseks kasutavad puusepapliiatsit, nii et kasutan ka mina siis puusepapliiatsi mõõtu asja ja välja servad tasa, vahed õigeks ja kruvid taas sisse. Ja nii see töö läheb või teisisõnu parafraseerides just vana telereklaami, et tööd jätkub kauemaks.